õnne, Markus, taaskord võidu puhul. Kuidas tänase sõidu kokku võtaksid? Aitäh, ütleks, et väga raputav oli, väga palav, väga tolmune ja selline grupisõit oli, et ma pole nii suure grupiga veel nii pikalt maratoni sõitnud. Kuna teil oli ka grupis tegelikult Peeter Pruus, kes sõitis tavalise maastikurattaga, et kui palju tema nüüd teil kaarte seal suutis segada? Lõpus, kui oli tehniline koht, siis ta ikka suutis seda punti lõhkuda, et tempo oli selline, et ma taha ei hakanud vaatama, et ikkagi piisavalt ütleks, jah. Kas me siin nüüd kohtume ka edaspidi mõnel viimasel 2 etapil või siis lahkud nüüd Eestist ja lähed välismaale tulemusi tegema? See aasta mind rohkem ei näe, et ma olen kuni oktoobrini ära, jah. Aga soovime sulle palju edu ja loodame, et tulemused tulevad. Aitäh! Palju õnne Merili võidu poole, et eelmine aasta samuti said siin võidu, et kuidas siis võrreldes eelmise aastaga selle aasta sõit oli? Rada oli kindlasti kiirem, sest et metsalõik oli minu üllatuseks välja jäänud. Ma ootasin seda, aga seda ei tulnud, siis ma küsisin meeste käest vahepeal, et kas see aasta ei olegi või? Ei, see aasta ei olegi. Et siis oli palju kiirem rada kui eelmine aasta. Aga kuidas sa ennast üldse nüüd graveli peal tunned, et sa oled ju muidu meil ainult maastikuratta peal olnud? Ma ei tea, sama. Ütleks lihtsalt, et ta on kiire, et pigem on selline pundisõit, et singleid ei ole. Et mulle väga meeldib tegelikult. Kas me nüüd viimasel 2 etapil näeme sind veel sõitmas või oled taas Eestist lahkumas nüüd? Hetkel mul neid plaanis ei ole, ma ei ole isegi vaadanud, millal need on. Et kui olen Eestis sellel ajal ja võimalus on, siis äkki olen stardis. Loodame sind ikkagi meie stardis näha ja soovime sulle palju edu. Aitäh!